videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, ongi järjekordne nädalapäev käes, neid tuleb ja neid läheb ja loomulikult olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadio tegevust ja ei häbene seda väljendada ja tunnistada. Ilma teieta Nõmme raadiot ei oleks, võib-olla juba ammu, aga võib-olla alles natukest aega. Ja täna ristirahva rõõmuks on stuudios ei keegi muu kui herr doktor Viktor Vassiljev. No ma ei piiraks seda rõõmu nüüd ainult ristirahvaga, et rõõmustagu siis ka taarausulised. Taarausulised, kõik ülejäänud, sellepärast et üks usk on usk Nõmme raadiosse ja teine on kõik ülejäänud. Viktor, mis ilmamaal uudist? Ilmamaal uudist nii palju, et suvi oleks just nagu tulnud, eks ole, aga no see suvi on iga jumala päev millegi pärast erinev, et vaatad küll ilmajaama teadet, eks ole, et võtaks nagu päevitusriided välja, hakkaks muru niitma, et tegelikult sajab pussnuge taevast. No, ja, sajab küll pussnuge, sajab taevast, see on Eesti ütlemine, aga arvestades tänast, uuemat eesti keelt ja puutõlkeid. Maailmakeelest võiks ju öelda, et mõnikord langeb taevast lemmikloomade lihakehasid. It's raining cats and dogs, ma pean silmas. Ja muidugi, nii et jah, no idiomaatilisi väljendeid ongi täitsa võimatu tõlkida. Parem on, kui ei proovikski, sellepärast, et kui ma esimest korda kuulsin ühte neiukest ütlemas, et tal on liblikad kõhus, tead ausalt öeldes, ropud mõtted tulevad pähe, aga ma kujutasin ette, kuidas mingi ussike tema aanusest hakkab välja ronima. No ei saa kasutada selliseid väljendeid, mille tähendus sa õieti ei tea. Ja see väljend ta tekkis kuskil, no ma ei tea, 30-40 aastat tagasi. Mina mäletan seda aega, kui mitte kellelgi mingeid liblikaid kõhus ei olnud, oli apenditsiit. Ja, see oli küll ja see oli veel, jummal kord on see apendiks mõttetu ja kasutu ja siis vaata, et kogu su elu temast sõltub. Aga üks väljend on veel. Irish handcrafts, mida võiks tõlkida, et Iiri käerauad. Kas sina, Viktor, tead, mis see on? Ei tea. See on see, kui sul kummaski käes on kann õlut. Ja loomulikult, no sest hiirlane ilma õlleta see ei ole hiirlane. See on sisse rännanud. Jah. Nii on. Aga võib-olla ta joob viskit. Juhtub ka seda. No võib. Iirlast on täiesti Iiri viski olemas, eks ole, šotlasel on maru nördinud selle peale. No ja Iiri viski, kui on topkad käes, siis see on kõvad käerauad kohe. Aga Viktor, kui sa vaatad nüüd ringi siin ilma maa peal, juhtub selliseid asju, et neist ei saa rääkida tõsise näoga. Muidu kuulajad, vaatajad muutuvad suitsiidseks. Ja kõigist asjadest ei peagi surmtõise näoga rääkima, sellepärast, et see asi sinu elu kallale lausa ei kipu. No temas on kindlasti ka midagi koomilist. Aga vaata, kui tuleb sul vastu mingisugune tundmatu nähtus, sa ei tea, mis see on, eks ole. No siis tänapäeva põlvkond kogu oma nende tähelepanu häirete paanika hoogudega, see langeb ju minestusse. Aga elus karastunud, ikka see vale inimene tuleb juurde, torkab seda nähtust näpuga ja naerab. Siin on selline didaktiline moment, et kui laps lööb varba ära, siis ei tohi teha kurba nägu, siis ei tohi kõva häälega ahastada, et issand jumal, nüüd kohe kiirabi traumapunkti või sinna EMO-sse või niimoodi ära püsti tõuse, ma toon sulle magusat jooki. Ei tohi.
mitte mingil juhul, sest mul kunagi laps, kui oli veel väikene, kukkus põlvega vastu kõnnitee kivi, kõva kivi oli, ma ütlesin, tule vaata nüüd, kas kivi läks katki või läinud katki, kui läks katki, mis siis saab? Uurisime tükk aega, ei olnud, kivi oli terve, põlv oli küll katki, aga see ei huvitanud. Tead, ei tohi inimesi hirmutada. Inimesed peavad mõistma nähtuse olemust. Ja siis ei olegi nagu midagi karta. See on üks tark jutt, mis mõned aastad tagasi käis läbi. See oli keegi surmauurija, kirjeldas seda, mida ta ei olnud kogenud. Jaa, aga ta kirjeldas inimesi, kes kartsid juba sõna. Et see on nii õudne, see on nii kole, me ei tea, mis tuleb. Ja teadmatus sünnitab hirmu tõepoolest. Aga mõtle läbi, mõista, et see on midagi väga individuaalset, midagi väga intiimset, midagi, mis on päriselt sinu oma, kui ta tuleb. Ja ma ei tea, ise ma olen muidugi käinud seal teise ilma verekese peal paar korda ära. No ikka targemaks teeb küll ja ma lausa tunnen kaasa neile, kes seda kogenud ei ole. Ja neid on enamik inimkonda, kes seda kogenud ei ole, sellepärast, et tegelikult see surm, kui sa sealt tagasi ei tule, reeglina ei tule, siis see ei ole sinu jaoks mitte midagi. Sa ei tea surma, sa ei tunne surma, sa ei näe surma, sellepärast, et sa oled tegelikult surnud enne surma. Et enne, kui organismi ainevahetus peatub, sul on aju ammu enne seda välja lülitunud. Nii et inimene ei tea surmast mitte kui midagi, ta ei koge surma. Jah, täiesti võimalik, aga vaata, eks see ole ka, me elame suletud ökosüsteemis, nii et kui sul on kõhus need ja tulevad ühel hetkel välja, siis nad lähevad otsima, kuhu teha uus pesa, et kõik see korduks. Loomulikult ja nad peavad sinu liakeha muutma huumuseks ehk viljakaks mullaks, eks ole, nii et kõik need ussikesed, kus neid sünnitanud liblikatega on vajalikud. Jah, kui ikka seda iga kord just selle viljakuse suurune tühi koht tekiks meie planeedilgi kas või siis oleks ammu juba sluss. Oleksime läinud dinosauruste teed. Nii ta on. Aga vaata, eile sattusin mina, võiks öelda jutuhoogu ja kukkusin pihtima siin objektiivile. Selles mõttes, et see jõll, see on objektiiv, mitte see portaal. Ja seletasin mina ära ka vana Moosese teema, et miks tema oli 40 aastat pisikeses kõrbes, millest oleks jalgsi 3-4 päevaga võib-olla üle tatsanud. Küsimus oli vaba inimese kasvatatud vabas inimeses, kellel on vabaduses sündinud vabad lapsed. Jah, siin on kõrbe pindala, Eesti pindala on mingi 45 000 ruutkilomeetrit, siin on kõrbe pindala. Ma ei ole nii tark inimene, lihtsalt vaatasin järgi, on 60 millegagi 1000 ruutkilomeetrit, nii et Eestist on natukene samas suurusjärgus, ütleme sama suur kui Eesti. Ja näed, vanal õnnestus 40 aastat juute mööda sihukest pisikest maalapikest ringi vedada. 10 päevaga oleks siis kindlasti jõudnud, isegi kui vana inimesi lohistite peal edasi tarida. Ei, vanu inimesi poleks vaja olnud edasi tarida, nad oleks võinud sinna paika jääda, nädala pärast oleks tagasi jõudnud nende juurde. No jah, seda muidugi. Aga siin ongi see küsimus, et meie põhiseaduse kehtestamisest saab nüüd sel suvel rahvahääletused ja kõik, mis olid 33 aastat. Ma ei taha siin vihjata Jeesusele ega Ilja Muromets oli seotud 33-ga, aga võt, niiskene arv on kohe. Jah, no, ootame veel 7 aastat, sellepärast päris huvitav, aga kui on 40 aastat möödas, siis arvestades Moosese kogemust, mis asja me unustame ära 40 aasta pärast? Mis asja me unustame ära? Võib-olla oma vabaduspüüdlused, võib-olla me tühistame selle niinimetatud laulva revolutsiooni ja mõistame
võimu sujuvat üleminekut, ilma et sisuliselt suurt midagi muutuks, järgmist ei jeeki mitte kätte või? Jah, aga jällegi kõik need võimumuutused, nad toimuvad revolutsioonilise situatsiooni kaudu, mis ei pea kindlasti viima relvastatud mässuni, aga ikkagi nagu klassikud ütlesid, et ülemad ei taha, ei suuda, ülemad ei suuda, alamad ei taha. Ja mis tähendab seda, et selliste suurte ühiskondlike muutuste puhul on olemas need, kellel muidu kõik oli korras, eks ole, aga nemad on sunnitud kuidagi ka selles situatsioonis kaasa mängima, kui alamad hakkavad midagi muutma, ma ei tea. Aga mis puudutab vabaduse tahet ja püüdlust vabaduse poole, see võib tekkida küll ainult orjadel, rikastel, ülematel, seda ei ole. Ma kardan, et orjad pigem tahavad saada orjapidajateks. Vabadus on siiski midagi muud kui orjapüüdlused. Ori oskab imiteerida seda, mida ta näeb, matkida seda, kuidas temaga käitutakse. Aga see on kõik, võtame Eesti rahva õilsad muinasjutud, kuidas no ükskõik kes, igal juhul ta oli 7 suleteki all ja sõi suure lusikaga kärjemett ja sularasva. Kurat, ma jääb selle peale mõtlemine ja palav ka veel. Võt, see oli toonase orja ideaal, mis rahvajuttude kaudu on meile siia, söö või ära söö. Ja aga tuleme jälle klassikute juurde ja võtame Immanuel Kanti, kes ütles, et vabadus on tunnetatud paratamatus. Nii et see sama orjapidaja, suur peremees, rikas inimene, kehaste omanik, pankur, eks ole, ta on oma mammuna ori. Täpselt niimoodi. Ja vaat siin ongi see, et kui sul on üks tool, sa tead, mille peale istuda, kui on 2, on juba ebakindlus. Kui sul on üks kell, vanas mõistes mehaaniline, sa tead, mis kell on. Kui sul on neid 2, hakkavad tekkima kahtlused, eks ole. Ja see õnnetu miljonär hommikul, ta võtab lahti selle punasest puust karbi, kus on 30 kella, eks ole, ja siis hakkab mõtlema kukalt sügava, millise ma võtan. Ja kusjuures nad kõik seisavad. Ja kui ma nägin, ma ei mäleta, kes see maailmastaar oli, kes avas oma garderoobis kinga osakonna ja seal oli kingi ja tead, mis mulle meenus? Mulle meenus lastelaul. 100-jalgsel oliva ja ükskord külla minna. Ja seda küll, ma küll ei tea, kuivõrd ebamugav ja valus selle inimese elu on, sest no mina tahan ikkagi kingad natuke sisse kanda, õues natuke ringi käia, et nagu ma uute kingadega kaugemale kuskile lähen. Aga temal on iga jumala päev kannad verised. Ma kardan, et ei ole. Ma kardan, et tema kingad on tehtud nii, et sul ei tule pähegi, et niimoodi võib teha kingi. Aga minu vanaema rääkis, et saari ajal oli niimoodi, et kui ikkagi mõisahärra laskis ennad õmmelda uued saapad, siis päevaks andis kojamehele kanda. Ja seda lugu ma tean. Ja no eks siin on ju näiteks doktor Mortensi need väga vingelt paksu tallaga saapad. Nendel on hoiatussilt, et ära üle 2 tunni päevas esimestel nädalatel kanna. Ja õnnetud Zelenski ja Putin mõlemad kannavad väga paksu tallaga kingi. Ja ju siis on põhjus. No ja, sest kui Putinile tuleb ikka Serbia president külla, eks ole, no nad uudistest näidati, nad seekord unustasid ära selle õllekasti, mis tuleb Putinile alla panna. No siis Putin pidi tõesti ja väga sügavalt alt väga kõrgel üles vaatama. Ja kas, ega sa nii klatši korras ei tea, kas toimetaja vallandati? Seda ma ei tea, mul ei ole nii sügavaid isiklikke sidemeid Vene telekanalitega. Jah, aga näed, valetavad, avalikult valetavad ja pole häda midagi, rahvas peab uskuma. See on täpselt nii, et vaata, kui sa rääkisid siin sellest
revolutsioonilisest situatsioonist, siis praegune valitsuse psühhoteraapiline lähenemine rahvale, see on ju selline, et rahvas moositakse ära, tehakse ajupesu. Me teeme uued suured maksud ja teile jääb rohkem raha kätte ja rahvas hüüab, vähemalt valitud esindajad, kes lastakse niimoodi avalikult hüüdma. Ja jääbki rohkem raha kätte. Näidatakse ära, et elektri hind on pidevas languses. Aga see, et sinna otsa sülitatakse, et teie arved muutuvad suuremaks ainult tänu riigimaksudele. Seda ei pane enam keegi tähele, sest inimesed on juba aetud tigedaks sellesse, et läheb järjest odavamaks. No ei lähe ju, aga uudises läheb järjest odavamaks. No, presse, see on skiso. On küll ja paraku Eesti ongi üks kallimaid riike ja kui nüüd keegi eestlane läheb kuskil Hispaaniasse või veel kuskile, siis ta lihtsalt imestab, kui odav on igal pool mujal. Ja võib-olla küll. See on uhke tunne, aga äkki see ongi see, mida me tahtsime, uhke ja hää. Vaata, siin jälle tuli meelde üks laul, mille tekst tuleks ümber teha, võib-olla see mu isamaa armas peaks olema mu isamaa kallis. Ja kallis ta on. Hea, kui on sõnadel mitu tähendust, siis ei saa keegi kurat aru mõnest asjast, mida sa ütled. Jah, seda küll, aga nagu kunagi ütles mulle ammu üks väga vana inimene, kes oli ilma sõjad kõik üle elanud, ütles, et nii kaua, kuni ei pea leiva pätsi eest kuld sõrmust ära andma, kõik on hästi. Seda küll, jah, kui kuld kaotab oma sümboolse väärtuse, ega keegi ju täpselt ei tea, kui palju seda kulda on. Kullavarud suurel osal riikidest on Fort Knoxis Ameerika maal, sinna ei tohi mitte keegi sisse piiluda, võib-olla sinna ei olegi viimased 20 aastat mitte keegi sisse piilunud, et kas riiuli peal ka midagi on. Jaa, aga ilmselt seda kulda ka kõrvaldatakse käibelt just nimelt Fort Knoxi ja kuskile mujale keldrisse, sest teda ei tohi liiga palju käibes olla. Selline asi, mis on etalon, ta peabki olema piiratud koguses, näiteks meetri etalon, mida väidetavalt Pariisis kuskil hoitakse. No neid ei saa olla ju 20 tükki etalon, üks ainuke on etalon ja selles mõttes väga õigesti käitub Bitcoin, et Bitcoin väidetavalt on võimalik kaevandada kuskilt elektrivõrkudest ainult mingisuguse lõpliku hulga ja rohkem ei saa. Väidetavalt, kuigi ma olen küsinud ka paari tuttava matemaatiku, väga kõrge tasemega matemaatiku käest, et miks seleta mulle ära, miks ei ole võimalik seda võtta kuskilt rohkem elektrit ja juurde keevitada neid bitcoine. Ütles, et tead, ma ka ei saa aru, aga ei ole võimalik. Ei ole võimalik, no mingi limiter peale pandud ja kõik, aga siin on muidugi see Pariisi etalonide muuseum. Ega etalon võib olla tõepoolest üks, aga ta tehakse ümber. Vanasti oli kindel pulk, kindla temperatuuri ja õhuniiskusega ja see olla olnud meeter. Aga nüüd on meeter kolinud ilmselt arvutisse. Ja ta on mingi kõrgtehnoloogiline, aga on olemas ka muuseas aatomkell, mis väidetavalt on ka ajaetalon ja ka seda aeg-ajalt tuleb kokku mingi komisjon mingitest akadeemikutest ja nihutas 0,6 sekundit ühele poole või teisele poole. Ja nüüd kuld. Niskene, nagu ma ütlen, ma tean, et peab ütlema kuld kui selline, kuld kui niisugune, aga niskene, see kõlab kuidagi eriti totakalt. Sellega on ju lugu nii, et mis selle dollari peale oli kirjutatud, et ikka jumalat, mitte kulda. Kullast ei ole seal dollari peal ju sõnagi. 1972 loobuti dollari seotusest kullaga. Charles de Gaulle oli süüdi.
Charles de Gaulle, tema ostis, tähendab, odava raha eest Euroopast kokku paberdollareid, mille siis need ekspeditsioonivägede Ameerika sõdurid olid kõik vedanud Euroopasse, ostis kottide viisi kulda või tähendab paberdollareid ja lennukiga viis nad USA-sse ja kuna siis oli dollar kullaga garanteeritud, ta vahetas selle paberrämpsu kõik kulla vastu ja lõpuks Ameerikas vaadati, et me ei pea vastu ja sidusid dollarid lahti, lõpetasid selle äri. No jah, eks siin ole muidugi see föderaalreserv veel kuidagi pidi mängus, sest ega ei saa ju föderaalreservile öelda, kuulge, ärge vorpige neid nii palju. Föderaal ei ole föderaalne ja ei ole temaga reserv. Aga tead, dollari, paberdollar, eks ole, noh, olgu ta $100, kus on siis Benjamin Franklin peal või ükskõik missugune kupüür, ta on ka täiesti sellise teoreetilise või mõttelise väärtusega, paber ise ei maksa mitte midagi, aga dollarite hulk, mis üle maailma ringleb, et neid on mitu liiki dollarid, on need, mis on ainult USA-s, eks ole, on neid, mis on üle maailma, mida on trükitud küll Hiinas, küll ma ei tea kus, eks ole, sest dollar on kõige kergemini võltsitav rahatähte, aga kõige suurem hulk on see, mis ringleb Venemaal ja mida ükski viisakas riik ei taha kuskil vastu võtta. Ja ei no siin on põhjuseid kümneid ja eks jänkid peaksid ju ka tegelikult hakkama mõistma, et millegagi on sõdi liiale mindud, aga tahaksin mina tulla nüüd selle juurde, et usume Jumalat. Nagu seal on in God we trust, eks ole. Ja samal ajal raha ju kulla suhtes kaotab väärtust ja devalveerub, see tähendab, et Jumal ju devalveerub ja jaotub sektideks, nagu sa ise ütlesid, et Venemaal on üks, usume ainult Jumalat ja Hiinas on teine ja Ameerikas on kolmas. Aga tead, mis ameeriklane selle kohta ütleb? Tema ütleb, et ega meil ei ole vahet, kus te trükite missuguseid dollareid, tal on ikkagi põhimõtteline, selle materiaalne väärtus. See ongi usu väärtus on sellel dollaril. Jah. Kui ikkagi lehvitatakse sulle $100 pakki, siis pole vahet, on ta trükitud Ameerikas või Venemaal. Kuule, see oli Eestis või kus see oli, kui keegi läks dollaritega panka ja teda süüdistati, et ei, vaat sinu omad on nüüd võltsitud, aga mine Ameerikasse oma dollaritega, seal võtavad vastu. Minul oli siuke juhtum, et see oli 90ndate algus, läksin Prantsusmaale, tol ajal eurot ei olnud, nii et aluspüksteks veeti dollarid välja, eks ole, ja oli mul vaja mingit raha millegi vastu vahet, mina ei mäleta, läksin valuutavahetuspunkti Pariisi kesklinnas kuskil ja seal oli suur silt vene keeles, et venelastele vahetame dollareid 2 punkti odavama kursiga. Ma siis küsisin, et mille inglise keeles küsisin prantsuse käest, et mis pärast te arvate, et venelaste dollarid on odavamad või? Öeldi, et kõigepealt, see on 2 asjaolu, kõigepealt, kui venelased tulevad, nad toovad kohvritäie dollareid ja teiseks nad kõik on võltsitud. Vaat see on kõva sõna. Jah. Aga no muidugi dollar on võimas vahend, näiteks ma mäletan ka nõukogude ajal oli juttu, et teatud koguse dollarite eest saad kroonust vabaks, aga see ei olnud väga levinud jutt ja see oli ka omaette sihukene reptiili tee, kuidas seda teha. No tavaliselt Eesti poisid läksid hullumajja kemmergus, imiteerisid ülespoomist, suitsiidikatse ja siis kuigi Vene kroonus oli vist, ma ei mäletaks, see oli 5% kadu oli manöövritel lubatud või midagi sellist, jah. No siis on ju ükskõik, kui ta on see on mõistlik kadu 5%. Ju siis jah. Küsi iga pankuri käest, iga töösturi käest, ütleb sulle 5% on mõistlik kadu. Aga mis sa arvad, kas Venemaal või Ukrainas saab ka näiteks $3000 eest osta ennast vabaks? Raudpolt kindel, aga ma tänast hinda ma sulle ei ütle, on see 3000 või 30 000, aga raha eest saab loomulikult. Vaata, siis me jõuame väga kummalisse seisu.
ise ma kipun ka kahtlustama, et niisugused asjad on võimalikud, sellepärast et kamraad mul Bulgaariastki kirjutab, milliste luksautodega sõidetakse või Monacos, millistes hotellides juba aasta või paar elatakse ja kõik need on täistoorest elujõudu noored kutid, kellel võib-olla isegi käsi ei värisa. No võib-olla sellepärast nad seal ongi ja rikkad. No vot see peremees, kes meid Räpinas kuulab, tema võib-olla ei ole näinud seda, mida Tallinnas näeb, et siin sõidavad ju Range Roverid ja Jaguarid Ukraina numbriga. Sõidavad ja sõidavad mujalgi maailmas. Ja tead, kõik see... ei ole midagi parata, ikka see dubito tuleb peale. Kerge kahtlemine, kui aus see mäng on. Ma ei mäleta, kes see võis olla lausa, kas ta oli filosoof või kui ammu ta ütles, et kuni riigimeeste ja poliitikute lapsed ei lähe rindele, seni pole see sõda, vaid äri. Jah, seda küll, aga ma täitsa usun, et vanas Egiptuses oli täpselt samamoodi ja jällegi, no kes ütles, et korruptsioon on paha. Korruptsioon on arengu ja progressi mootor. Korruptsioon on kõige läbipaistvam suhete liik üldse, sellepärast, et kui sul on vaja mingi ametniku käest mingit ebastandardset lahendust, tahad ehitada oma maja sinna, kus mingid lendoravad pesitsevad, eks ole, sa ei saa seda ametlikult mitte kunagi, aga sa annad ametnikule altkäemaksu ja täitsa ausalt saad sa kätte selle, mis on sul vaja. On vaja mingi konkurss võita või no mida iganes. Altkäemaksuga saad sa lihtsalt ja ausalt selle asja kätte. Kes ütles, et altkäemaks on paha, kes ütles, et see on pettus. Jah, inimesed on sunnitud seda varjama, aga kui altkäemaksu ei peaks varjama, kõik oleks ju absoluutselt läbipaistev. Tuled kohvritäie dollaritega, eurodega, juannidega ja saad kätte, mis vaja. No jaa, aga sa unustad inimliku kadeduse ja muidugi selle ütles välja, see peaks olema kuskil niimoodi viimase paarikümne saate juures ka link, üks neegri pealik, et corruption is good when I'm involved, but when I'm not involved, corruption is bad. Et kui mina olen kambas, on korruptsioon hea, aga kui mind ei võeta kampa, on korruptsioon paha. No jaa, aga kui me seda nalja teemat natuke jätkame, siis korruptsiooniks keegi andis kellelegi seal kohvritäie mingit raha altkäemaksuks. Need, kes on pahased, need on need, kellel seda raha ei ole ja mitte kunagi ei tekigi ja nendel ei olegi tahtmist ehitada suurt lossi keset looduskaitseala. Vaata siin me jõuame nüüd ühe revolutsioonilise ettepaneku juurde või ma ei mäleta, kes see oli, kas Pakosta või kes ütles välja, et tuleb tõsta mingisuguseid maksusid, et iga asjaga kohtu poole pöörduda ei saa. Ja. Minu meelest, vaata, kas sa tead, mismoodi degusteeritakse või diagnoositakse, kas inimene on normaalne või ei ole? No, võetakse ja. Vaata, kui ta vaatab niimoodi, on ta normaalne, aga kui ta vaatab niimoodi, ta ei ole normaalne. Küsimus on selles, et see on nagu titepokker. See, kellel on rahapakk, kaebab su kohtusse. Sul ei ole raha, et vastata ja olgu sul kas või 5 ässa käes, jokkeriga tähendab siis. Sa kaotad ühele ainsale 5 või 6, sellepärast et sul ei ole raha. Ja kas on võimalik, et meil on võtmepositsioonil isikud, kes ei oska läbi mõelda oma kavandatavate ja tehtavate ja juba tehtud tegude tagajärgi.
jah, seda ma olen korduvalt juba väga ammu rääkinud, et tegelikult peaks riigitüüri juurde lubama inimesi läbi varandusliku tsensuse. Et kui sul on ikkagi 1 miljon pangas olemas, järelikult sa oled suuteline vähemalt oma isiklikud ja perekonna asjad ära majandama. Siis on lootust, et sa seda riiki kummali ei keera. Viktor, kui seal oleks need, kellel on 1 miljon ja enam pangas ja kõik muud vajadused rahuldatud, hakataks meil ehitama praegu Rail Baltic 2, 3, 4 gaasijuhtmetega tõmmatakse terve vaba põllupind täis, peaasi, et saaks raha juurde. Ma ei ütle, mis meetodiga. Aga ütle mulle, kes on ahnem, kas see, kes on näljane või see, kellel on kõht täis? See on nüüd, vaata nüüd ma peaksin pöörduma siin Voldemar Panso teose Maailma Arlekiini 6 juurde, kus Panso sõitis vist Indiasse ja kõrval istus hindu ja nad arutasid just samal teemal, varandus, kui palju seda peab siis olema ja Panso küsib, et noh, aga näed, siin on kerjus ja siin on miljonär ja hindu vastas, et everyone must have his own satisfaction. Igaüks peab olema rahul oma eluga. Kerjusel on oma elulaad, millega ta on harjunud. Ja äärmisel juhul, no tead, ma ei usu, et India kerjused tipuksid 7 suleteki alla. Seda sularasva ja värki. Ja miljonär on samuti, nagu sa ütlesid, oma saatuse ori. See tähendab, vaata see varandusliku tsensuse. Noh, ma pean teenima veel 1 miljoni, siis ma saan palgata omale paksemad turvamehed. Või rohkem või no saad aru, see on ju hälve. Täpselt võib-olla nagu, vaata, ma olen paljudel juhtudel puutunud kokku sellega, et lihtsalt midagi ei ole. Olgu see raha või midagi muud. Me mõlemad oleme üle elanud talongi aja. Ja siis parasjagu oli mul õnn ja rõõm elada väikese lapsega, no ma ei mäletagi, mis pidi ta seisis püsti pidi või oli ta alles. Aga fakt oli see, et ma ei tarvitanud siis talongi eest saadud suhkrut üldse. Küll aga jõin ma kord nädalas vähemalt ära pudeli vana Tallinnat, kust ma sain oma suhkrudoosi kätte. Siiamaani olen ma võimeline sööma, tõsi, neid enam eriti ei ole. Neiupõlve hinnaga 5 kopikat lihapirukaid, mis ajaksid tõenäoliselt noorte inimeste söögiisu kohe tükiks ajaks ära. Räim tomatis. Silmadega. Jummal hoia, no praegu on pelmeeni hind läinud ka tead, niimoodi, et lase aga olla. Aga egas lapsed alati neid pelmeene taha. Tõsi, mul poeg tahab, ütleb, et see on täiuslik toit. Seal on kõik. See on nagu mikrohamburger, aga ei ole igasugust läga juures. Tead, igal ajastul, igal põlvkonnal on omad rämpstoidud. Kindlasti on, aga ma nagu hästi ei mäleta. Vaata, nõukaajal see rämpstoit ei torganud nii väga silmad. Tõsi, kui ma nägin letis müügil kenasti tavaline vorst, siis tekkis küll mõte, et see ei ole suitsuvorst, see ei ole maksavorst, see ei ole keeduvorst, see on vorst üleüldse ja muide. Viskasin mina jopi seda vorsti, mis vähe sellest, et ta muutis 1 päevaga värvi, hakkas ka gaasilist eraldama, viskasin rõdult alla koerale, kes minu meelest sõi ka telliseid. Ta võttis selle, ta vaatas mu poole, tema pilgus oli kas sina Brutus ja ta läks aianurka ja mattis selle maha, et nii hull aeg veel tulnud ei ole. Tead, mul koeraga kogemust ei ole, aga kassiga on ja kass valib väga hoolikalt, millist viinerit ta sööb ja millist viinerit ta ei söö.
jah, mitte sellepärast, et pahaks läinud, vaid tema teeb valiku väga lihtsalt, kas seal ikka liha sees on või ainult soojavalk. praegustes viinerites peaks ikka olema, ma mäletan seda, kui ma ka kirusin ja vandusin siinsamas Nõmme raadios viinereid kui niisugusi, et noh, need on ikka kaunis jubedad ja siis ma ei tea, sain ma aasta või umbes nii kirutud vannutud, kui Rakvere juba kuulutas, et meie viinerid on nüüd sellise kvaliteediga, et neid võivad lapsed ka 2 korda nädalas süüa. 2 korda nädalas, aga enne söödi võib-olla iga päev neid, mida ei võinud või õppis Rakvere nüüd niimoodi mürgitama, et üle 2 korra ei pea lihtsalt vastu. No nagu seendega, et kõik seened on söödavad, aga mõni ainult 1 kord, jah. Ei, aga tänapäeval ikkagi on viinerid, kuhu on tehases täitsa ausalt pakendile trükitud, et see viiner sisaldab 85% liha. Aga võt teised, kus seda protsenti märgitud ei ole, võt nende kohta tekib küll küsimus, millest nad tehtud on. No nõukaajal oli ju avalik saladus, et lihakombinaati vorstide ja viinerite tarvis sõitsid vagunid tualettpaberiga. Et kui seda sisse jahvatada, siis see, kes närib, see ei pane tähelegi, eriti kui ketšupiga üle lasta. No sügaval nõukaajal selle ketšupiga oli ka päris suuri raskusi ja tualettpaberiga samuti. Aga ei, legendi oli jah igasuguseid lihakombinaatidest, kuid siiski tol ajal, 50-60 aastat tagasi, enamasti toitu tehti looduslikest toiduainetest, see oli lihtsam. Ja kunagi olid Ukraina mahlad odavad ja head, sest seal oli kõik konservandid juba ammu pihta pandud ja mahl oli tõesti võimas, aga praegu jah, on nagu on. On nagu on, sellepärast, et muuseas mahlade tehnoloogia on see, et kuskil lõunamaal, kus kasvavad mingisugused puuviljad, nad siis jahvatatakse pulbriks, tõmmatakse vesi välja ja veetakse siia meie juurde või Soome või Rootsi või ükskõik kuhu ja siis juba lisatakse kohalikku vett ja tehakse see mahl valmis. Sellepärast, et muidu peaks tsisternidega vedama Hispaanias siia vett, 97% vett. Mis mõttega nii, kui vesi on koha peal olemas. Ja ainult 2 mahla on, mida ei anna niimoodi pulbriks teha. See on tomatimahl ja granaatõunemahl. Et need veetakse tõepoolest mahla kujul siia sinna. Või püree või umbes niimoodi, eks ole. Ja ega need ei ole ainsad asjad. Boržomi ja Santuki värk, need ju tulevad ka Leetu pulbrina ja alles seal saavad nad made in Georgiaks ja nii edasi. Vot tähendab, ma ka natuke kahtlen selles, kas on mõtet seda Santuki või Boržomi vett pulbriks teha, sest tegelikult see ongi vesi, kus on natuke kaltsiumi, rauda, veel mingid joone, eks ole, need on igas laboris koha peal ju olemas. On küll, aga tead, kui ikka õhus on kapitaalselt vinged projektirahad. See oli küll, jah. Ja, saad aru, äri, see on ju, kurat, äri on väga huvitav asi, sellepärast, et annab ju võtta näiteks ameeriklaste raha ja suunata seda väga suures mahus kuskile Gruusiasse, et nemad siis oma Boržomi veest vee välja arvutavad, eks ole, aurutavad, vee välja aurutavad ja lühika täis kuiv jääk, eks ole, vedada Eestisse. Kui palju raha sealt ära aurab? Vot see on päris nutikas äriplaan. Ära sa ütle, aga nõukaajal juba Liivikos villiti ka või mitte ei villitud, vaid kuidagi pidi 3 kuuga tehti mingisugusest kuskilt tulnud möginast Aserbaidžaani 4. konjak ja mingi konjak veel. Oi, seda konjakid oli see küll ja veel ja konjakid, seda läks ju ka kommivabrikusse, eks ole, kus seda konjakit väidetavalt pandi kommide sisse. Millised kommid purju küll enam kedagi ei teinud, aga mul üks sõber töötas tol ajal just nimelt kommivabrikus, kuhu tulid konjakivaadid, lausa konjakivaadid ja loomulikult lasti puuriga auk sisse, eks ole, konjak välja ja siis löödi lihtsalt pikk puu
punn löödi augule ette ja kunagi ta nägi ükskord, kui üks tünn niimoodi ära lagunes seest poolt, ta nägi lihtsalt nagu puumetsas, kõik oli neid oksi täis. Ikka juhtub. Jah. Aga see oli eile või üleeile, millal see oli, kui mina sain uue reklaami, mille ma panin ka kenasti oma võikamate toitude ja jookide galeriisse üles. Pilt, kaine autojuhi viin. Aga minu küsimus ei ole mitte selles, miks müüakse 0% alkoholiga viina, veini, konjakit, kurat teab mida, viskit. Miks? Aga see on selle mehele, kes seda 0%-ga konjakit, viskid joob ennast täis ja läheb siis kumminaistesse. No sellest ma saan ka aru, see on üks võimalik tõlgendus. Aga miks ma pean jooma alkoholivaba õlut, mille maitse ei ole päris see, mis ei päris õllel. Ja miks ma ei või juua midagi muud või et ta kurat oleks vähemalt teise nimega, teise etiketiga, miks on vegan seapraad olemas ja kotlet? Ma seletan sulle ära täiesti kaasaja meditsiinist lähtudes. Vaata, mina ka mõnikord võtan alkoholivaba džintooniku näiteks, sest on alkoholivaba džinn olemas. Ma lasen siis baarmenil endale teha ilusti jääga, eks ole, ja tükike laimi sisse ja kõrrekene kaabane sinna sisse. No see on mõnikord, kui on mingi bankett, eks ole, teised seal võtavad klaasi veinis, vaatavad kella, millal nad võivad rooli istuda. Mina lollustega ei riski, eks ole, mina võtan selle alkoholivaba ja tead sa, mis ta teeb? Ta sunnik laksab ära, sellepärast et refleks on ju jäänud sama, mis on eluaeg olnud, sa võtad ja seal rüüpad selle alkoholivaba džintooni korra ja sa tunned, kuidas siis läheb soojaks ja hoop ja hakkab refleks ja sellepärast mõtlen, et ka pärast alkoholivaba viina, džinni, viski, õlle, mida iganes joomist autojuhti rooli lubada ei saa, sest ta läheb hulluks, silmad hakkavad peas pöörlema. Vaat selle juurde ma amicus meus tahtsingi jõuda. Alkoholi asemel joob kutt roolis, maitsevett. Ilma mullita tõenäoliselt või kurat teab mida. Kuidas kellele? Jaa, paneb nagu noor jumal. Ja mis juhtub, hea küll, siin me jõuame aste edasi, mis juhtub veganiga, kui ta sööb vegan seapraadi, vegan, ma ei tea, veisekotlette, mis tema sisemuses toimub, kuidas tema oma sisesekretsiooni näärmetele, värkidele, vidinatele mõju avaldab. Ja see juhtub täpselt sama, mis juhtus kuni aastani 1492 hispaanlastega, sest nad olid Mooramaa meeste võimu all ja Mooramaa mehed ütlesid, et see, kes võtab Muhamedi usu vastu, maksusid maksma ei pea ja praktiliselt kogu elanikkond olid moslemid. Kas nad Allahit uskusid, seda ei tea mitte keegi. Ja, no igal juhul kõrtsus riputasid nad laudade kohale seakintsud. Mitte ainult see hamon, see riputati üles ka iga maja õue, sellepärast et pärast 1492 aastat kutsuti keegi kodanik Torquemada, inkvisiitor, kes siis soldatitega koos käisid õued läbi, et juudid ja moslemid kokku kogada ja välja saata või maha põletada, mida iganes. Ja juudid ja moslemid olid esimesed, kes seakintsu oma õue päikese kätte riputasid, päikese kätte, et oleks kaugelt näha. Hamon, sealt tuli hamon. Sealt tuli, hea. Väga hea. Lõikamine on muidugi natuke kunst, aga... Ei, see on kunst, aga nad saavad hakkama, kus juures nemad võtavad suure noad ja lõikavad nagu mikrotoomiga, nemad oskavad, jah. Ja juhti jällegi, ma olen ise ka ükskord
saanud omale ühe siukse parraja hamoni ja seda sõime tükk aega ikka ja noh, muidugi Hispaanias tundub ta ikkagi olevat teise maitsega. Ja sellepärast, et ta ilmselt ju kuivab küpselt nii palju kui vaja ja siis pannakse ta müüki ja seal poeletis ta ka ei seisa mitte pool aastat, vaid paari päevaga ta müüakse läbi. Jah. Ja see, tead, kui nüüd hakata rääkima tühja kõhu jutte, siis Hispaanias on ju vapustavad kuivatatud kalakesed, ei mäleta, mis nende nimi on, aga lennujaamas on nad hirmus kallid leivakese peal, aga muidu mujalt saab mõistliku hinnaga. Need on bocarones. Ja võib-olla küll, no sa käid seal tihe. Muidugi bocarones fritos y bocarones con siete y dos cervezas, por favor. Jah, nüüd me oleme jõudnud toidu juurde, aga me keerutame ikka sama teema ümber. Nii või teisiti, suurema või väiksema kujundlikkusega ja see teema on, mis saab homme. Meile muidugi öeldakse, et juba 1. juunist niipidi, naapidi, kolmatpidi ja elu läheb paremaks. Lugesin mina, see oli vast üleeile, et Tallinna linn tegi revolutsioonilise ja sitaks kasuliku otsuse, et need prügikastid, mis on postide küljes, need, kuna firma maksis Tallinna linnale 100 000 aastas vist, need tuleb ära koristada, sest see on kahtlane tehing, osta ise prügikastid ja 100 000 musikene puhtaks pühkida. Ütle mulle veel kord, kas sellised tegelased, kas neid on palju seal? Vaata, kuna tähendab eesmärk oli see, et vanad tegijad võimult minema lüüa, panna uued absoluutselt puhtad inimesed, puhtad lehed, kellel pole haridust ja kogemust mitte kui midagi, eks ole, siis otse loomulikult esimene asi, mis nad teevad, nad hakkavad teistmoodi liigutama, see on esimene asi, et teeme ükskõik mida, aga teeme vastupidi sellele, mis oli. Kogemust neil ei ole, eks ole, aga no lapsukesed lasti liivakasti, anti kühvlikesed kätte, nii nad seal kühveldavad. Ja mis kumas sinu jutust praegu? Eks seegi monumentum esimese asjana. Püstitan endale monumendi, keeran suurema sita kokku kui 2 eelmist. Ja minu sitt on suurem kui sinu oma. See on tubli töö saavutus. Nüüd peaks preemiat maksma. Ja muidugi hirmu äratama on see, kuidas, sellest me oleme tegelikult paar raksu siin Andres Raidiga ka rääkinud, MTÜ-d. Kuidas nad saavutavad tulemusi. Vaata, üks Tartu teemaline jutujupikene sattus ette, kus tahetakse, no ilmselt, mis tahetakse, juba tehti ära ilmselt. Et võt nüüd see tänavalõik siin jõe ääres, sellest saagu õue ala. Siin on koerte tajualad loomisel, koerte tajuala. Võt see ala, mis annab koertele tajud, muidu neil ei ole, nad ei taju midagi. Tänavale pannakse mingisugused puutüved, et tuleks sõita slaalomit ja see kõik loob inimestele tingimused, et nad saaksid sinna tulla ja istuda. Nii nagu Nõmme keskele tahetakse teha mingisugust betoonpinkidega ala, kus siis inimesed saavad vabalt, nagu Brauni liikumine, tuiata ja vahepeal istuda. Aga küsimus on, miks nad peaksid seda tahtma? Nõmme, eramajade rajoon. Miks nad ei või istuda oma aedades või naabri juures? No hea küll, grillimise keelame ära, see saastab õhku. Ainult poest tuleb osta ja koha peal süüa ja... Kas sul ei tundu, et lolluse kontsentratsioon, ma ei räägi igaks juhuks kogu planeedist, meie aladel ületab kõik mõistlikku, kui sinna veel lisada. Eile nähtud pealkiri, et järjest rohkem on neid inimesi, kes ei saa
endale osta kodu Tallinnas, kellel pole raha. No kurat, aga miks nad peaksid tahtma seda? Jah, ja kust on see vahva mõte, et noor pere, eks ole, mõlemad alles alustavad oma nii-öelda töökarjääri, pole raha ega mitte midagi, et nendele ei sobi mingisugune Mustamäe paneelika kahetoaline, et nendel peab olema 360 000 eest mingi uusarenduse korter. Miks? Igaüks elab nii, nagu tema võimed parasjagu on ja nii on see alati olnud. Aga vaata, asi on selles, et tõepoolest praegu me elame sellisel muutuste ajajärgul, kus vanad tegijad löödi minema, uued alles tulid, alles õpivad ametit, nad ei tea veel mitte kui midagi. Ja kuna nendel ju endal või omal ei ole Nõmmel oma kodu, siis nad arvavadki, et mingid vana inimene on see, kes karguga ilmselt käib ja tema siis peabki istuma tänaval pingil loomulikult. Nendel puudub elukogemus ja sellepärast nad üritavad midagi ära teha, aga võim anti kätte, linnarahaga anti kätte, davai, mölla nüüd täiega. Nad möllavadki täiega. Eks seegi monumentum kõigepealt. Ja siis astud tagasi, astud kõrvale, astud 2 sammu edasi ja ütled, et mina sellest sitast ei tea midagi. Ja muidugi, et mina olin, tookord ma olin pinkide peal, aga kui nad püsti said ja mulle see asi enam ei meeldinud ja mina läksin pinkide pealt puude peale hoopis. Ja küsimus ongi, vaata, siin üks inimene avastas, et mõned saated tagasi, kas Andres Raidiga või kellega arutades kerkis järjekordselt üles küsimus Eesti riigi eesmärgist, sihist. Ei saa olla eesmärk säilitada rahvust, keelt ja kultuuri ja ehitada selle tarvis Tartusse Eesti rahva mausoleum. No eesmärk on üldse alati kahtlane asi. Sellepärast, et eesmärk on mingisugune mõtteline punkt, mille juurde tuleb jõuda ja kui see eesmärk on saavutatud, mis siis? Paneme nööri kaela või? Aga täpselt niimoodi, nii juhtus ju kommunismiga, mille ehitamise keeras kihva Nikita Sergejevich Hruštšov, kes ütles, et 5 aasta pärast oleme kohal ja siis on kõik marsile. Jah, aga õnneks kommunismini asi ei jõudnud, jõudis rahareformini. Jah, seda küll, aga jällegi vaata, me läksime praegu libedat teed, hakkasime noori sõimama, et nad teevad valesti. Meie omal ajal, eks ole, meie noored olime, tegime kõike valesti, tegime kõik vead oma naha peal ära, eks ole, proovisime seda, mida proovida ei tasu teps mitte ja niimoodi me saime elukogemuse. Küll need noored ka õpivad. Ei ole võimalik suuresti. Miks? Nende kontsentratsioon on liiga suur. Nende viisakuseks on seda tsunftisisest üksteise kiitmist ja väljasöömise püüdu. No see ei ole viisakas, aga see on. Ja tekib, vaata, näiteks Tallinna linnavalitsus kui asi iseeneses. Riigivalitsus kui otsese NATO ja Euroliidu alluvusega. Peaaegu asi iseeneses, sest nad häbenevad tunnistada, et nemad ei otsusta midagi. Nemad võtavad vastu otsuse. Jah, nii ta on. Ja kohalik omavalitsus, see möllab küll oma tahtsi, aga ainult nendele eraldatud vahendite piires. Ja vot Eestis on väga huvitav olukord. Mujal maailmas, nagu öeldakse vanades demokraatiates, mis on enamasti monarhiad, seal läheb kodanike maksudest 70% kohalikule omavalitsusele, kes siis selle eest korraldab kohalikku elu. Meil kodanike maksud lähevad 100% riigile ja sealt tuleb ainult 12% kohalikule omavalitsusele tagasi, mis on väga targalt tehtud ilmselt, et kohalikul omavalitsusel ei oleks kuigi palju võimalusi siin oma tahtsi möllata. Ja, kohalik omavalitsus on teatavat liiki puhver, mis tõmbab,
pahaste isendite tähelepanu endale ja riik on jälle puhas poiss, hea ja armas. Ja kui kõiki muidugi tooljasse ei võeta ja mõnikord tuleb mõnelt saadiku puutumatuski ära võtta, et teistel oleks hirmsam. Ja kohvimasina pärast kohtus käia ja siis tuvastada. Oi madre de Dios, see juukse lõikamise 9-eurone asi oli 9 või oli 7, igal juhul krosside asi. Alguses öeldi 9. Aga siis nagu tõmmati tagasi, öeldi 7, tegelikult kes seda teab. Tolle ajaga inflatsioon tõmmati. Ei, see oli püsikliendi soodustus võib-olla. Ja midagi sellist. No ja vaata, mida tehakse. Ja kõik selleks, et inimesed kardaksid ja austaksid. Ja jälle keegi lolleksegi monumentum on tulnud ja see, võtke vahele, mulle ta nägu ei meeldi. Ja kurat, ta vist mõtleb iseseisvalt. Aga võim peab ju ikka vahetevahel kellegi vahele võtma, sest isegi pimedal keskajal, eks ole, vahetevahel ikka võeti keegi kinni, määrati talle süü ja põletati maha keset väljakut lõkkel, sellepärast et interneti tol ajal ei olnud, teist võimalust ei olnud rahvale näidata, kui olnud kestväljakul. Ja see oli kõik. Üks siuke publicity üritus, valitsus ütles, et näete, tema on loll, siga ja süüdi. Teie ju veel ei ole. Ja kes ütles, kas see oli juba vanas Kreekas või et hukka avalikult kõigi teada süütu inimene ja kord on majas. No need rahvas tuli kokku, eks ole, kõik tõuklesid, et saaks nagu vaadata, väiksed lapsukesed võeti kaasa, istutati õlale, et lapsuke ka ikka saaks vaadata. Ja siis pärast oli laske lapsukestel kaevikusse tulla, nagu laulis Ruja. Aga nüüd jõudkem taas teadmiste omandamise protsessi juurde. Milliseid eluks vajalikke teadmisi peaks saama lapsukene alates lasteaiast ja lõpetades gümnaasiumi viimase kolks. Ma saan aru, sa oled selle patrioot, et kooliharidus on, ma ei tea, 90% ulatuses selleks, et inimesed õpiksid pähe taguma endale täiesti mõttetuid asju, nii nagu tegelikult minul oli see mõtestatud tegevus, kui ma õppisin pähe väga kiiresti muide, sest mulle meeldis ühe Jüri Jüdi luuletuse. Ordakinars, että sipelduri, hökkerpatika lissei, apetipartslet va hökkandeori, jokkerdimen tauhei, lapuna viil andelu develos, anketi kanketa pre. Lommapoliiunaru, ma enam nüüd ei mäleta, igal juhul lõpp oli tee klurps. Mäletan ja mina ei suutnud seda pähe õppida. Ja mul oli, aga miski asi ajas praegu segamini. Vaata, lugu ongi selles, et sul võivad olla pähe tuupimise ja allumise omadused kõik olemas, aga on termin alternatiiv, on termin eksperimentaal. Need on sugulusterminid, sest üks asi, kui sind tunnistatakse ja tunnustatakse, oled sa eksperimentaator. Aga teisel juhul, kui ei tunnistata, ei tunnustata, oled sa alternatiivlamemaalane ja hull. Ja kellest sõltub sellest, tähendab, see on nagu filosoofia küsimus, sündmust ei ole, kui ei ole vaatajad. No metodoloogiliselt on see üks ja sama, aga nüüd ütleme, kui suures karjas isenditel ei ole võimet õppida, võtta omaks propaganda ja täita käsku, see ei ole võimalik karja juhtida. Igaüks hakkab mõtlema ise, igaüks jookseb ise metsa poole. Nagunii mõtleb oma kitsastes raamides, sest protesti vaimu sa sellega päriselt ära ei tapa. Aga kuidas see kari siis lihakombinaati saada? Seda karja ei saagi lihakombinaati. Kunagi ammu olid ühed tõekspidamised. Füüsiline jõud, sportlikkus,
ülikond seljas, see oli midagi. Praegu mida kottpersem ja lollim sa oled, seda toredam, näe. TikToker lasi omale mingisugust põš, ma ei tea, mürki suhu 19-aastaselt, suri ära ja saigi kuulsaks. Halleluuja. Jaa, mis parata, lolle leidub. Muuseas, mida rohkem... Neid tuleb juurde. Ja mida rohkem avalikkus, rohkem lolle. Jah. Ja loll on huvitav. Sest ei ole nii lolli asja, mis ei leiaks järgijaid. Ja. Oi jah, nüüd on aeg vaadata kella. Me oleme tund aega siin rääkinud asjadest, millest keegi kurat õieti aru ei saa, aga mis ühel hetkel võivad hakata inimpsüühika peale mõju. Tead, kui me oleksime siin tund aega jutustanud korrutustabelit, millest kõik aru saavad, mis on sellest kasu, aga kui sa annad inimesele mõtlemisainet asjadest, millest ta kohe võib-olla aru ei saa, tal tekib tahe asjade üle järele mõelda. Ja ta saab meid vähemalt kirudagi. Aga aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev. Oli tore küll ja olge tänatud kõik, kes te segaste mõttekäikude patriootidena toetate Nõmme raadiot. Meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.